Lugupeetud külalised, kes te olete tänasel tähtpäeval siia mõisamurule tulnud. Kuusiku, mis siis algselt on nime saanud saksenite järgi ja oli Saage mõis, on esmamainitud 1467. aastal. Ja täna me tähistame Kuusiku ehk endise Saage mõisa esmamainimise 550. tähtpäeva. Kuulutan külavanemana konverentspikniku avatuks. Meil oli Kuusiku katsebaasi ja metsamajandi tantsurühm.
eelkõige ma loodan, et mikrofoni äärde tuleb siis maavanem härra Tõnis Plank. Ma tänan selle kutse eest osa saada Kuusiku juubelist. Tahan loota, et siin Kuusikul hästi säilinud mõisaansamblis saame me nautida veel kõike seda väärtuslikku, mida ühel mõisal meile pakkuda on olnud ja ka tulevikus on. Minu süda on väga rahul sellega, et need muudatused siin aset leiavad ja väga palju sellest, mis siin täna toimub, on ikkagi tänu sellele, et siin piirkonnas on selline vahva külarahvas, kes alati välja tuleb, kaasa elab oma küla üritustele, kaasa aitab. Nii et palju õnne, Kuusiku rahvas! Omavalitsus saab kaasa aidata ja saab luua tingimusi, aga see, kuidas kohalik elu areneb, kuidas edeneb, see sõltub ikkagi kohalikest inimestest, sädeinimestest. Ja kui meil on siin olemas nii aktiivne külavanem, nagu meil täna on, siis ma arvan, et meil läheb väga hästi. Aitäh! Tänan kutse eest. Ega minagi ei ole mingi Kuusiku asjatundja, aga kuna ma olen mõisatega tegelenud nagu üldises plaanis või neid kõiki mingil määral, siis ega see Kuusik, kui mul päris kõrvale pole jäänud. Järvakandi 1465 ja Kuusiku siis 1467, nii et siinses kihelkonnas on ta siis järjekorras vist 7 mõis, mille kohta on dokument, et mõis on juba olemas. Mandrile 21 sõjalist baasi. Teiste hulgas nõuti ka lennuvälja jaoks maad Kuusiku riigimõiselt ja Kehtna riigimõiselt. Detsembrist kuni 40. aasta märtsini lendasid siin baseerunud Nõukogude pommituslennukid ja pommitasid talvesõja käigus Soome lõunarannikut.